tervist, siin on MK ja Mellu takeover. Oleme teel Brasiiliasse. Ja meiega on kaasas 2 Eesti tüdrukut ja 1 Eesti poiss. Eelmine osa lõppes klipiga, kus ma veel Tallinna lennujaamas olin. Esimeseks vahepeatuseks sai Saksamaa. Sealt lendasime 12 tundi edasi juba kaua oodatud Lõuna-Ameerika poole ning lõpuks, peale pikka reisimist, ootas meid juba päikseline Uruguay. Kuid kuidas see kõik välja nägi, seda näete kohe. Nii, kell on 21.40 ja 10 minuti pärast ma lähen Euroopast ära Brasiiliasse. Ma sain aknaistme. Väga hea tunne praegu, hakkab nagu mida pekki. Aga jah, igatahes Brasiiliasse. Magada. Nüüd ma hakkame Brasiilia kohale jõudma, nii et ma ei tea, kui palju ma saan filmida, aga ma lihtsalt panen pilte, kui ma ei jõua, sest meil läheb väga kiireks dokumentidega ja kõige sellega. Super, aga ikka jõua kohale. See on meie lennuk. Jou, Marta, Elis on seal. Ma läheme Uruguay's, Eril, kuidas on tunne? Ma nägin palmipuid, ma läksin hulluks. Kas sa neid maju nägid või? Ma mõtlesin, kas saab koju või midagi. Ei, põnev. Nii, esimene tund Uruguay's on möödunud. Inimesed on nii soojad ja kõik teretavad kõiki, see on täiesti uskumatu. Nüüd on niimoodi, et ma lähen nädalaks ajaks koos 9 teise vahetusõpilasega karantiini. Say hello. Ja seal me oleme nädal aega. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinta alguna. APD, perrito malvado, agarras caravana, volves remamado. El perrito se fue de casa. Okei. Võtame veidi hoo maha. Kõik see on väga põnev, kuid mis paganama riik see Uruguay üldse on? 3,5 miljoni elanikuga väike riik Lõuna-Ameerika kaguosas on tihti teiste ladinariikide taha varju jäänud. Kuid, kui rääkida näiteks ohutusest riigis või rikkusest elaniku kohta, on olukord vastupidine. Riigikeeleks on hispaania keel ning kindlasti küsite, et kuidas pagan ma peaks siis seal hakkama saama. Kui ma täiesti aus olen, siis mul pole õrna aimugi. 87,7% rahvastikust on Euroopa päritolu. Aastal 2013 pälvis Uruguay aasta riigi tiitli, kuid vaevalt te neid asju varem kuulnud olete. Räägime kõige olulisemast. Suarez. Still Suarez. Brilliant goal! Minu tulevasest kodulinnast Saltost on siis pärit 2 maailmakuulsat jalgpallurit, Luis Suarez ja Edinson Cavani. Samuti on Uruguay riik, mis võitis 1930. aastal esimese maailmakarika. Siia lõppu ka paar huvitavat fakti. Samasoolist abielu on lubatud, marihuana on lubatud ning isegi maailma pikim karneval leiab aset just Uruguay. Aga milline see maagiline riik päriselt välja saab nägema, eks seda me saame teada. Kuid nüüd lähme tagasi video juurde. Mina magan siin, Soome poiss magab siin, Saksa poiss magab seal toas ja IFO vabatahtlikud magavad ka kuskil siin. Ja esimene päev Uruguay's hakkab mööduma ja tunnet absoluutselt ei ole. Kuigi keel on võõras ja koduigatsust ei ole, mul pole mitte mingit tunnet. Nagu ma ei saagi aru, ma ei saa üldse aru, mis praegu toimub, kuigi ma olen teisel pool maakera. Uruguaysse oli kokku tulnud umbes 30 õpilast, kuid põhjus, miks ma karantiini pidin jääma, seisnes selles, et kuigi ma olen läbi põdenud ja 1 doosi saanud, ei loetud mind Uruguay's täisvaktsineerituks. Kuid ma olen siiski üliõnnelik selle üle, kuna nädala jooksul sai õpitud palju uut nii Uruguay kultuuri kui koduigatsusega toimetulemise kohta. Ja kuna nädal oli pikk ja ma jõudsin meeletult palju filmida, mõtlesin, et paneks kokku toreda montaaži. Nii et nautige!
Hola, como estas? Täna on Uruguay's teine päev ja tunne on super. Olen üsna väsinud, kuna lennuaja ja kõige selle ajaga on siis kohaneda päris raske. Seal on ka soomlased minuga. Hei, moikka! Mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä? Meil on siin inimesi Soomest, Saksamaalt, Taanist ja siis on Eestist mina ja üks teine tüdruk. Meil on siin ka maakaart, siis kus kõik hakkavad elama. You wanna show where you live? I'm here. Okay. Yeah, and I'll be living here. Now we are here in Piriapolis, Moldova. Piriapolis hetkel oleme siin kuskil. Ma olen siin üleval, muidugi ei leitud minust pilti, nii et ma pidin ise joonistama. See on Martin, ta on meie boss, patron. Olla. Terveks nädalaks oli meil siis ette nähtud kava, kus ühel päeval õppisime kultuuri sulandumise kohta, teine päev vahetusperedega heade suhete loomisest ning koos meiega olid karantiini tulnud ka 3 suurepärast vabatahtlikku, kes ise kunagi sama seikluse läbinud. Saime nendega rääkida absoluutselt kõigest ja võiks öelda nii, et mitte kordagi ei olnud igav. Okei, kuna me oleme siin juba 3. päeva, siis ma mõtlesin, et ma teen väikse tuuri siis sellest, et kus me hetkel karantiinis oleme. See piirkond on üsna rikas, siin on näha maju, teisi maju. Ikka väga rikas piirkond, igatahes siin elavad siis tüdrukud, seal majas ka. Siin elame meie poistega, ühe soomlase ja ühe sakslasega ja üks vabatahtlik. See on Pancho. Hola. Hola, Pancho, un gusto. Siis seal me sööme tavaliselt lõunat. Hommikust, õhtust, seal taga on teised vahetusõpilased ja ma näitan teile kõige ägedamat asja. Hola. Merevaade ja sinna alla jääb bassein. Kuigi see on üsna külm, siis läheme ujuma ikka, kuna talvel sai ju siiski jääaugu sööda. Pühapäeval on meil koroonatest uuesti, jah, maksab 117 eurot ja see siis, kui see tuleb negatiivne, siis me saame minna pere juurde. Kui see positiivne tuleb, ma ei tea, mis siis saab. Aga ja pere juurde pean ma sõitma 600 kilomeetrit läbi Uruguay. Aga küll see saab olema üks seiklus ja sest, et kõik see vahetusaasta ongi üks seiklus. Siia me tulimegi selle pärast. Hi Ferdinand. Heio Asla. Hello, Mirjam. Hello, Heta. Hola, perro. Ja siin on väga palju kodutuid koeri, kes käivad lihtsalt ringi. Aga hola, perro. Praegu on Uruguay's kesktalv ja kraade on 20 ja nad ütlesid, et seal, kus mina elan, Salto linnas, võib suvel minna kuni 50 kraadi. Põhimõtteliselt ma lähengi sauna elama. Hi, Sofia. Yo soy Sofia de Finland. DC. I don't know. Mun nimi on Sofia. Iga päev saime ka proovida midagi uut Uruguay toiduvalikust, mis just kõige tervislikumat muljet ei jätnud. Kui ma peaks kirjeldama seda paari sõnaga, siis sai ja veel kord sai. Okei, peale saia söövad nad ka ülipalju liha, sest et Uruguay's on iga inimese kohta 3,8 lehma. Toidu kõrvale piima siin ei jooda, juuakse kas kokat või vett ja üleüldse toidukultuur on suuresti sarnane Itaaliaga, sest et 45% populatsioonist on Itaalia juurtega. Kuid Uruguay toidust rääkides ei saa mitte kuidagi mainimata jätta ka dulce de lechet ja matet, kuid nendest juba järgmistes videotes. Okay, so it's midwinter in Uruguay, and we just got a negative COVID test. We go to the fucking beach, even though it's cold. Woo! Wood. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Nonii, viimane õhtu karantiinis on olnud mega vinge ja äge nädal. Oleme õppinud palju uut Uruguay kultuuri kohta, oleme söönud Uruguay toitu, näinud teisi vahetusõpilasi ja on olnud väga vinge nädal.
ja homme kell 10 me sõidame siis Montevideosse, pealinna ja sealt kell 13:30 läheb minu buss Saltosse 7 tundi ja õhtul on Uruguay's nende üks suurimaid tähtpäevi ja selle nimi on Nostalgia õhtu, mida ma lähen koos oma õe ja ta sõpradega tähistama terve öö, nii et ma olen väga elevil ja homme ma näen esimest korda oma pere, mis on täiesti uskumatu. 2 aastat hiljem ja siin ma olen ja ma ei tea, ma olen nii väsinud praegu. Eestis on kell 6 hommikul, nii et ma lähen nüüd magama, aga jaa, järgmise episoodini näeme.